tere, mina olen Rumi. Mina olen Robin. Kaamera taga tervitavad meid ikka Maarja, Meribel, Kirke, Markus, Jane ja Hannes. Ja lähme kultuurilainele. Tere! Täna oleme siis siia kogunenud muusikutega. Nimelt Maarja Tere! ja Loore. Tervist! Mõlemad õpivad siis muusikat. Ei, Maarja, siis sa oled, tahad oma eriala? Ma võin ise öelda. Jah, väga hea. Ma olen muusikaprodutsent. Ja mis su, nagu see suur põhieriala on, mille alla sa kuulud? Ongi muusikaprodutsent, nagu muusika eriala. Aga su rütmimuusika on ka ju, ei või? No teoreetiliselt rütmimuusika läheb 2, mis ongi siis, et üks suund on siis muusikaprodutsent ja teine on rütmimuusika. Teoreetiliselt. Ja siis meil on Loore, kes on ka rütmimuusikas. Äkki tema eriala ei ole tema ei olegi, siis mis eriala sinul on? Minul on rütmimuusika eriala, aga siis see on siis interpreedi suunal. Ei olegi bass, nagu ütles Romi enne. Jah, no eriala pill on natuke teine asi. Jah, võt. Ja siis, et mõnusalt soojaks saada ja et meie ei tunduks nii väsinud, küsime siis teilt esimest küsimuseks soojendusküsimuse, nimelt lemmikkoht Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia hoonetes. Okei, ma võin vastata esimesena küll. Esiteks ma ütleks, et või noh, ainsana siis, kui ainult ühe saab valida, siis ma ütleks, et muusikamaja ruum 207, sest ma ilmselt olen seal kõige rohkem. Seal on arvuti, seal on kõlarid, seal on mõnus tool, kus ma siis üldiselt tegutsen oma tegemistes. Ja ma ütleks, et see ruum. Jah, minul on bassiklass muusikamajas, sest üks minu erialadest on basskitarr või tegelikult kontrabass, aga see pool aasta, kuna mu õpetaja on vabal semestril, siis ma õpin basskitarri ja seal on päris head võimalused ja seal on klaver, mida vahepeal saan tinistada, kui bass enam ei viitsi. Ja see on hea vibe. Robin, mis sinu lemmikruum on TÜKAs? Ma ei tea. Mul on ka keeruline, kui see lohutab. Ma nagu ei oska niimoodi võtta. Mõtle, mis on lahedad ruumid. TÜKAs meil on tegelikult väga palju lahedaid ruumi. Pigem ongi raske see, et ma ei oska valida. Aga... Sa ei ole lihtsalt muusikamajas käinud kunagi. Olen küll päris mitu. Täna hommikul ka käisin kusjuures. Käisin Made asjus pildistamas. Diivani peal. Mulle väga meeldib tegelikult, kui võtta musamaja, siis mulle väga meeldib see stuudio, see kamber, mitte see, kus salvestatakse, või see, kus nuppe saab vajutada. On alati selline väike ATH moment, ma oleks kõik neid nuppe niimoodi vajutada. Vot, aga kui võtta see peamajas, siis vist 212 on nagu see klassika. Samas mulle meeldib siis see meie see nüüd mitte, see ruum, ma ei tea, mis see ruumi nimi on. See, mis on see saal. 128. Jah. On hästi lahe, et seal saab nagu need välja tõmmata, need astmed ja kokku panna. Kas sa oled näinud kunagi, et need tõmmatakse välja? Ma olen näinud, et kokku lükatakse. Ma ei ole näinud, et need oleks väljas. Ma olen näinud mõlemat. Ma olen isegi seal peal olnud, nii on see lahti tõmmatud. Ma olen ka seal peal olnud, et see lahti olnud. Ma ei teadnud, et see mingi kapital, aga no võt. Võit on meie. Nii. Minu lemmik. Sinu lemmik, jah. Ma nüüd praegu mõtlesin, see on vist teise korruse naiste vett, sest et ma olen 212 on meie see nii-öelda koduklass. Ja siis see oli ilmselt õppejõul oli kehv päev. Aga ma mäletan, et inimestel oli vaja lihtsalt pausi sellest loengust ja siis ma läksin sinna vetsu nuuskama ja seal oli veel 5 inimest. Ja siis me kõik, ok. Et siis lähme tagasi või veel mitte. Tohe. Äge. Aga räägime siis muusikast. Teie sõnadega, mis on muusika ja miks oluline on või? Siis erialana. Ja niisama. No võt. Oota, miks eriala on oluline? Ja, mis asi see muusika eriala on, mida sa õppida saad ja miks see oluline on siis meile kui ühiskonnana, kes? No ma arvan, et siin saab öelda, miks on muusika meile oluline. Ehk siis ta ühendab meid kõiki. Isegi kui näiteks inimestena tihtipeale mõned ei saa oma vahel läbi või on lihtsalt eriarvamused, siis muusika on midagi, mis on siuke ühendav jõud ja
tore on, kui inimesed teevad seda või noh, vähemalt mõned, kes meil siia akadeemiasse on näiteks tulnud, aitavad siis seda kanda ja selle läbi ma usun, et ka siin maja sees on sihuke hea ühendav jõud, mis on muusikal. ja ma nõustun sellega ja minu arvates muusikat võib ju igaüks selles mõttes teha, aga hästi oluline, eriti tänapäeval, kui igalt platvormilt saab kuulata ja üles laadida oma muusikat, et see oleks kvaliteetne minu arust. Nii see salvestusprotsess kui kirjutusprotsess kui ka mängijad, et see kvaliteet peab olemas olema ja see on tore, kui seda saab õppida. Ja mis mulle siin TÜFKas veel meeldib, on see, et siin saab nii laialdaselt muusikat õppida. Eks meil on nii palju valikuid, mida tegelikult tulla õppima. Ongi rütmimuusika, mille alla käib produtsent, helitehnoloog, koolimuusika, pärimusmuusika. Põhimõtteliselt ongi nagu terve see muusikumaastik on siin avatud, et tule mida iganes tahad õppima. Ja ma lisaks sellele veel seda, et see on kõrgharidus, et me saame ju bakalaureuse kraadi ka selle eest, et me õpime muusikat või mina õpin siis muusikaproduktsiooni, mis on Eestis ka nagu ainus, et sa ei saa seda Eestis kuskil mujalt, mis on nagu ülivinge. Ja võib-olla ongi hea küsida, et mis on teie eriala lemmikosa, mis tõmbab silma särama ja tantsukinga tiksuma. Puusad nõksuma. Minu jaoks ma arvan see, et saab oma seda, mida sa ise nagu armastad väga teha ja see on ka karjäärivõimalus selles mõttes, et kuna ma õpin seda nii-öelda professionaalsel tasemel, siis see annab võimaluse mul oma muusikat teha, mis on täpselt see, mida ma teha tahan ja mida ma armastan igapäevaselt esiteks seda õppida ja siis veel sellest ka karjäär nagu luua. Et ma arvan, et see on kõige lahedam asi, et ma saan teha seda, mille järgi mu süda nagu tuksub. Ja minu jaoks kõik see on ka õige. Looming, enda looming, mega. Mulle meeldib ise ka laulu kirjutada ja siin ongi võimalused on üks väga-väga suur pluss, mis siin on. Ehk siis võtadki, leiad mingid sõbrad, kes sul on helitehnoloogid näiteks. Kutsud nad kaasa, ütled, jõu, lähme salvestame. Siis põhimõtteliselt nii lihtne see ongi, sest kõik muud võimalused on meil olemas. Ja muidugi, kuna ma olen rütmimuusik, siis tohutult lahe on paljude teiste muusikutega mängida koos, ka õpetajatega, mida on tihtipeale ette tulnud. Ja kõik võtavad nagu ikkagi, kui vähemalt minu kogemus on see, et me oleme nagu üks suur pere, kõik toetavad ja õpetajad ka on nagu ikkagi mõistlikud ja võtavad sind kui kaasmuusikut, mitte nagu see, et mina olen nüüd siin kuskil nii palju kõrgemal teistest, vaid ongi see, et me saame koos lihtsalt asju teha. Ja ansambleid ka moodustatakse iga kord põhimõtteliselt, pannakse uued kokku, iga semester vist, enam-vähem nii palju, kui ma olen siin käinud. Siis seal ka hästi paljude uute muusikutega saab koostööd teha. See on tohutult hea ka tulevikuks, kui sul on nagu tutvuseid. Ja võib-olla, kui me siin toome välja kogu aeg seda enda spetsiifilist eriala, siis võib-olla see muusika üleüldiselt selle nagu võlu ongi see, et me saame hästi palju koostööd omavahel teha ja just mängida siis erinevad muusikud koos ja erinevad erialad saavad seda nagu koostööd teha. Ega kooliväliselt on see hästi oluline. Aga kui te nüüd kerite tagasi, sul on lihtsam, sul on eelmine aasta, sul on natuke kaugemas minevikus, aga et kuidas siis nägi välja teie sisseastumiskatsed? No ma võin alustada. Ja, alustada, ma meenutan. Mina tulin siia. Esmalt ma pidin siis mängima umbes 2 lugu. Sain ise valida, mis lood on. Ja siis võtsin ka enda bändi Pärnust kaasa, sest oli valik, et kas sa teed üksinda midagi või koos bändiga. Ja siis mängisin 2 lugu ära. Ja siis nad ütlesid, et väga lahe. Liigume edasi. Ja siis nad panid mulle nooditeksti, mis kusjuures ei olnud bassinoot isegi. Neil ei olnud vist tol hetkel bassinooti võtta, siis nad tõid mulle mingi klaverinoodi ja siis ütlesid, et mängi nüüd siit bassirida. Aga kuna ma pidin kogu aeg nagu üle rea lugema, siis minu meelest üks koht, mis mul läks nii-öelda sassi, oligi siis see, kus ma hüppasin kogemata nagu üle järgmisele reale. Ma jätsin ühe lihtsalt vahelt ära
Ja siis mulle öeldi, et oota, midagi vist on valesti siin. Ja siis ma olin nagu, pekki, mis nüüd saab, kas ma olen koolis sees või ei ole. Aga tegelikult ei ole nii hull. Läksin ilusasti edasi, siis pidin laulma mingi meloodia jupikese järele, klaveri peal mõned akordid mängima ja siis oli vestlus. See vestlusega oli ka täpselt selline tunne, et ma olin nii ette valmistunud, ma päriselt mõtlesin kõik võimalikud küsimused enda peast läbi, enne kui ma läksin, ma tegin oma emaga kodus proove, ma olin nagu jaa, küsi nüüd minu käest midagi. Ja siis ma läksin sinna ja siis mult küsiti, et miks ma tahan Viljandisse tulla. Ja siis ma vastasin midagi, rääkisin oma lood ära ja siis peale seda minu meelest küsiti mingi üks küsimus veel, mida ma isegi ei mäleta, nagu väga väikese tähtsusega. Ja siis ütlesid, jaa, meil on juba pilt selge. Ja siis ma olin nagu, okei, aga ma tahaks rääkida natuke veel, et nagu see pidi suurem osa olema. Ma ei mäleta, mitu protsenti see andis, aga natuke ikka andis see vestlusosa just. Ja siis ma olingi natuke nukker, et mis mõttes mult nii vähe küsiti. Aga noh, nagu ma sain aru, siis passimängeid võetakse nagu kullatükikesi siia kooli vastu. Sest jah, meid on natukene vähevõitu hetkel veel. Veel. Aga ehk see muutub, pass on lahe pill. Jaa. No meil selles mõttes on samad katsed teoreetiliselt, jälle see teoreetiliselt tuleb siin mängu, aga produtsendid siis peavad viima ühe oma loo, mis nad on salvestanud või noh, ette võib ka mängida, aga kuna see on produktsiooni eriala, siis nad ikka rangelt soovitavad, et oleks salvestatud ja siis ma läksin oma salvestatud laulukesega sinna, mida ei olnud keegi kunagi miksinud. Mitte keegi ei olnud kunagi seda töödelnud põhimõtteliselt. Siis ma olin nagu jaa, et see on minu laul lasti, siis lasin oma arvutist seda laulu. Ma mäletan, et ma olin veel nagu mingid terminid pähe õppinud, et mis mikrofoni ma kasutasin ja mingid siuksed asjad, sest ma ei teadnud mitte midagi nendest mikrofonidest ega midagi. Ja ma arvan, et nad said väga hästi aru sellest, et ma ei teadnud. Ma lihtsalt ütlesin lampi, et kasutasin seda dünaamilist mikrofoni, et see oli täiesti siuke. Aga ma tahtsin sisse saada, on ju. Ja siis... Dünaamilist mikrofoni. Meil juhuslikult oli Robiniga see vestlus täna. Ja siis kuulasid seda laulu. Siis nad küsisid mu käest, et mis akordid mu laulus on. Siis ma ütlesin, ma arvan, et ma ütlesin, et need akordid, mis seal olid, siis on ju. Ja siis samamoodi tulid, oli sellised muusikateoreetilised katsed siis, et pidin ka noodist mängima ja rütmikat ette plaksutama. See oli väga raske mu jaoks. Sest et üks õppejõud siis plaksutas mingi rütmi sulle, mitte lihtsalt mingi titi, vaid ikka pika rütmi. Ja siis ma ikka kohkusin selle peale natuke ja siis esimesed 3 lööki võib-olla sain pihta ja siis ülejäänud ma lihtsalt improsin. Panin mingi suvalise asja sinna. Sest mul ei jäänud, ma arvan, et mul oli nii suur ärevus lihtsalt, et ei jäänud nagu külge. Mul oli sama nende klaverimängud nagu väikeste meloodia juppidega. Need oli lõpuks nii pikad, siis ma lihtsalt olin, ma ei mäleta juba algust, kui see oli lõppevne jõudnud. Ja siis ma väga palju rohkem ei mäleta. Ma mäletan seda, et mult küsiti ka paar küsimust. 3 õppejõudu istub siis ees ja istud seal ja siis väga siuke veider tunne on ausalt öeldes. Või sa oled ärev ka ja siis nad kõik vaatavad sind kurjade nägudega ja siis küsivad sult, et miks sa Viljandisse tahad tulla. See on vist nagu kõigile mingi põhiküsimus. Ja siis ja ma ei mäleta, mida ma ütlesin. Aga ma arvan, et see oli seotud selle produktsiooni suunaga. Ja siis ütlesid mulle aitäh. Ja ma ütlesin neile aitäh. Ja siis ma läksin koju. Vaat nii see oli. Mul just tuli meelde, et siis kui ma tulin katsetele, ma tegelikult ei teadnud, et ma algselt sain valida, kas ma tulen produsse või rütmimuusikasse. Ma mõtlesin, et nad koha peal küsivad minult, et kumba suunda sa eelistad. Ja siis ma tehniliselt olin valmis nagu mingi oma lugu ka mängima neile ette nagu lihtsalt puhtalt. Ma ei teadnud, et seal peab mingi lindistama ja valmis tegema varem. Aga siis ma nagu ootasin mingi hetk, et nad raudselt küsivad. Ja siis ma tegin kogu selle asja ära, tulin välja ja siis sain aru, et nad isegi ei küsinud, kas ma tahan nagu produks või rütmiks saada. Ja siis ma mõtlesin, et tead, võib-olla see oligi saatuse tahe, et niimoodi juhtuks. Fortuna. See päris hea, siis Maarja ootas lihtsalt vastavalt otsust ja sina ootasid ka teada saada, mis erialale sa lähed.
Aga kui rääkida sellest teie päevapõhisest õppest, et millised teie päevad üldse välja näevad? Ma tean, et Loore pärast salvestust läheb veel laulutundi hilisel õhtutunnil, aga jah. mis te siis teete seal muusikamajas? soovid sa alustada? Jah, kuidas kunagi. Minul enamasti ikkagi see semester algavad ilusasti hommikul varatunnid. Läheb ilusasti järjest niimoodi, et esmaspäeval on 10:15, teisipäeval 9:30, kolmapäeval 8:30. Järjest varasemaks. Aga ei, päevad enamasti on ikkagi sihuke pikad. Sest ma lihtsalt võib-olla ise olen natukene liiga palju asju võtnud korraga. Kuigi noh, ma ei tunne, et seda oleks liiga palju, aga mulle meeldibki sihuke produktiivne nii-öelda päev. Et kui mul on lihtsalt päev, kus ma ei pea mitte midagi tegema, siis ma ei oskagi teha sellega midagi. Ma võin harjutada, aga siis kui ma nagu lihtsalt tahaks mingi logeleda või kuskil päeva surnuks lüüa, siis ma pärast tunnen ennast nii halvasti ja ma ei teinud mitte midagi. Nii et selles mõttes ma olen õnnelik, et mul on siuke pikad päevad. Tihtipeale ongi kas bändiproovid, ma olen praegu, oi jummel, ma ei hakka lugema neid bände, aga ikka päris mitmes. Ja siis, kuna varsti tuleb made, siis kõik tahavad lisaproove teha ja siis ma vaatan oma kalendrit niimoodi ja siis ma vaatan, et kuhu ma nüüd ta mahutan. Ja kuna bändis ei ole ainult 2 inimest, vaid ikkagi mingi siuke 5-6, siis kui kõikidel on siuksed tihedad kalendrid, nagu tihtipeale muusikas on, siis läheb raskeks aegade leidmisega, aga tuleb leida. Selles aktiivsed inimesed, ma usun, et leiavad aega ka tihedatel aegadel, nagu ma enda kogemusest olen tähele pannud. Et kui ma tahan, siis ma jõuan. Peale laulutundi, kusjuures mul on veel üks proov, mis algab 8:30. Nii et mul on täna õhtu veel pikk. Jaa, ma nõustun või samastun sellega, et päevad on pikad, aga ma arvan, et mu päevad näevad välja väga sarnaselt sellega, kuidas ma nüüd alustasin eelmine aasta. Ehk siis 2 aastat on kogu aeg kõik samasugune välja näinud. Mitte päris, et tunnid ikka vahelduvad, aga no kooli osa selles mõttes tunde, füüsilisi tunde on meil natuke vähem, ma arvan, kui esimesel kursusel, et meil on rohkem, kuidas ma ütlen, et meil on mingid tunnid üle nädala ja siis nad on 2 korda sama pikad, aga see ei tähenda, et ma oleks kodus. Mind ikka leiab sealt 207 ruumist või siis kuskilt mujalt muusikamaja pealt, sest et no iseseisvat tööd on hästi palju. Ja kui ei ole, siis ma teen enda mussi, enda bändi asju, siis üldiselt see päev näebki selline välja, et hommikul kooli, siis teed väikse lõunakoolis või lähed Selverisse ja siis oled õhtuni koolis, on proovid, tunnid ja siis õhtul romaani. Yeah. Kui teie nüüd saaksite ise olla õppejõud ja luua ühe uue aine juurde enda erialale, et mis see aine oleks, mis te tunnete, et on hädavajalik, et see peaks olema, mida praegu ei ole? On sul mõni mõte? Mul on olnud kogu aeg tegelikult üks nagu väike siuke mõte killukene peas, et mis võiks tegelikult veel olla. Ning ma arvasin, et ma leidsin selle aine, et see on olemas, aga siis ma läksin sinna, siis ma sain aru, et see pole päris see. Ja tead, mis see aine on? No? Esinemine. Põhimõtteliselt meil on tund nimega avalik esinemine, aga see on siuke väga üldine kogu tühka peale. Ehk siis see ongi üles ehitatud niimoodi, et kõik nii muusikud, näitlejad, kultuurikorraldajad, kes iganes saaks tulla ja ma ei tea, kas siis mugavustsoonist välja või kuidagi nagu õppida selle ärevusega hakkama saada ja üldse, kuidas see lavaline oleks, siis võiks ilus olla. Aga ma mõtlen, et muusikapõhine lavaline olek on veidi teistsugune. Ehk siis seal on nagu mõned kindlad nüansid, mida nagu muudes asjades ei ole. Näiteks ongi laval, kui sa oled näitleja, siis sul on kindlad, ma ei tea, liikumised ette nähtud või kindel tekst, mida sa pead ütlema, noh, lauljatel ka on kindel tekst, on ju. Aga tantsijatel samamoodi koreograafia, kõik on nagu paika pandud. Aga muusikutel on tavaliselt see, et õpime loo selgeks ja lähme lavale. Aga kuidas me nüüd laval publikuga näiteks suhtleme või kuidas me lihtsalt oleme isegi seal, seda nagu väga tihti ei räägita. Et vahepeal mõni õpetaja nagu toob välja selle,
näiteks enne esinema minemist. Aga tihtipeale see on nagu varju jäänud. Mul on siuke tunne. Ma täiega nõustun sellega. Selles mõttes, et see on väga oluline oskus ja muusikutel on komme ennast pilli taha peita, nii et lauljatel otseselt, mikrofoni stand võib-olla on, aga et pilli taga on hea ennast ära peita ja siis mõelda, et keegi teine võib-olla nagu otseselt ei vaata sind, sest see on ka väga levinud, et aga kõik vaatavad lauljat nagunii. See on vale, see ei ole tõsi. Ja see on väga, ma arvan, et väga vajalik. Tihtipeale õpetajad ka minu meelest arvavad, et see on nagu nii loogiline, et see on nagu loomulik, et kuidas sa siis ei tea, kuidas laval olla. Aga ongi, et me oleme siin kõik erineva tasemega, mis on ka hästi siuke tore mõnes mõttes, et sa saad katsetada, kuidas sa oled endast parematega koos musitseerid, endast natuke nõrgematega, et see nagu miksimine on seal nagu hästi lahe. Aga just ongi see, et kõik ei pruugi teada. Kõikidel ei pruugi olla nii palju seda lavalist kogemust. Ja siis see ongi nagu midagi, mida võiks kindlasti mingi hetk kas siis eraldi ainena välja tuua või siis näiteks ansambli tunni raames rääkida sellest. Ma arvan, see on vajalik. Ja. Ma ise mõtlesin jälle natukene produtsendi moodi võib-olla, aga muusika turunduse peale. Et meil on küll see aine, aga see on vist 3. või 4. kursusel alles esiteks ja et see võiks olla väga rohkem päevakajas nii muusikutele kui produtsentidele kui helitehnoloogidele, et kõigile, sest et see eesmärk on ju ikkagi see, et teha oma muusikat või olla kellegi bändis siis muusik või ühesõnaga, et muusikat välja anda või kas või see, et kui sa ei anna oma muusikat välja, siis sa ju teed covereid või tahad esinemisi, tahad, et see oleks su leib kunagi või ka praegu. Ja see turundus on tänapäeval väga oluline ja seda on kuidagi, mul ei ole seda ainet veel olnud. Ma ei tea, kui hea aine see on, võib-olla nad suudavad ühe semestriga kõik juttu ära rääkida, aga see võiks varem olla ja rohkem olla. Kogu aeg võiks olla. Ma olen väga nõus, sest ma küll uurisin neid õppeaineid, mis meil tulevad ka edaspidi, kui ma veel isegi ei olnud TÜFKas, aga ikkagi ma näiteks ei tea, millal selline aine tuleb. Ja siis, kui ma juba praegu näiteks tahaks tegeleda enda muusika väljalaskmisega või täpselt ongi seesama teema, siis tegelikult oleks nagu kasulik suht vara teada. Aga samas jällegi ei saa kuhjata esimest kursust liiga palju, muidu hirmutab ära. Võib-olla teisele kursusele mahuks. Jah, eks see võib-olla natuke tuleneb sellest ka, et meil on sellised toredad inimesed kultuurikorraldajad, kellele õpetatakse väga täpselt seda kõike. Aga miks te meile ei õpeta? Miks te meile ei helista? Peaks olema see vahelink, vaata. Peaks olema muusikud, kultuurikorraldus, et eestlastele on tegelikult hoopis suhtlustundi vaja, et nagu oma vahel või erialade vahelist suhtlust. See on hea mõte tegelikult. On küll, jah. Ma veel küsiks, et mis on teie siis valdkonna parim osa? Selline, mis paneb silma särama? Kas see küsimus ei olnud juba? See võib-olla oli. Vaata kui äge, selle võime välja kattida. Äge. Oota, aga mis on, kas me saame selle välja kattida või? Väga äge. Soid ma küsin ise? Ma tahaks küsida õppejõudu. Kui sa pead? Ma mõtlesin küsida, et ei pida soovitaksid eriala alustava inimest, et meil on varsti pool täis. Ma teen õppejõudu ja siis tee noorem. Jah, okei, nii. No nii. Põhimõtteliselt siis küsiks seda, et kui te nüüd mõtlete enda õppejõude peale, kas teil on mõned värvikamad õppejõud või sellised, kes on rohkem meelde jäänud millegi tõttu ja kui see miski on, et äkki mõni lõbus seik rääkida, et kelleski? Kas sul on lõbusad seika? Ma ei tea, kui lõbusad need seigad on, aga mul on väga toredad õppejõud. Mul on üks südamlik õppejõud hingel, aga sa võid alustada, kui sul on mingi naljakas lugu. Ei, naljakat siin ei ole, kõik on tõsine. No minul tuli kohe pähe üks õppejõud muusikamajast muidugi, kes on siis, nimi on Mattias Pärt, õpetab meile muusika või mitte muusika miksimist ja siis stuudiotöö ained. Ja tema on
ma lihtsalt tahaks ta välja tuua juba sellepärast, et ta on nii inspireeriv ja see on nii oluline minu arust sellisel erialal, üldse kunsti erialade puhul minu arust seda õpetaja inspireeritust on nii väga vaja. Või no üleüldse siis ma ei usu, et see on ainult muusika erialal, aga see, kuidas ta panustab õpilastesse, usub oma õpilastesse ja siis ta on väga range ka muidugi ka selles mõttes, et oma nõuetes, aga muidu on siuke chill. Ei ole tunne, et oleks mingi mega kõrgemal, aga samal ajal kõik teevad oma kodutööd ära, kõik väga nagu austavad seda tundi või neid mõlemat tundi ja väga palju kaasaegsemaks, ma ütleks, on tänu sellele vähemalt produtsentide eriala läinud ja ma tunnen, et see on aidanud vähemalt mul tasemeliselt väga palju kõrgemale jõuda ja mul ei ole isegi veel 2 semestrit olnud temaga tunde, ehk siis selle 1 semestriga ma tunnen, et on mu maailma täiesti ümber pööranud. Ma olen täiesti nagu uuel tasemel muusika või just nagu miksmine hästi suur osa sellest nii-öelda erialast ja ma tunnen, et kogu selle tehnilise poole pealt ma olen täiesti next level vend, aga ma ei saa seda nagu au endale võtta selles mõttes, et ma harjutan igas tunnis, vaata. Ühesõnaga, see oli minu lugu. Hästi. Minul on tegelikult 2 väga kõige inspireerivamat arvatavasti. Jah, kõik õpetajad minu meelest on väga inspireerivad ja igasse tundi ma lähen ikkagi niimoodi, et mis ta nüüd täna mulle räägib. Aga esimene kokkupuude oli minu kontrabassi erialaõpetajaga, Peeduga, kui ta esimesel semestril juba koondas kõik oma õpilased, keda siis on meil 3 kokku ja tegi siukse nunnu kokkuvõtva või sissejuhatava tunni 1. septembril peale aktust siis kohe. Ja seal ta rääkis, küsis siukseid lihtsalt toredaid küsimusi, et mida te olete viimasel kuulanud ja mis kontsertitel käisite. Aga lisaks ka rääkis, kuidas see kõik nagu hakkab olema, et tegi siuke kohe alguses hästi mõnusaks kogu selle olemise. Ja siis ta kinkis meile siuksed väiksed noodijoonega kaustikud või need vihikud. Ja siis ta ütles põhimõtteliselt, et nüüd siia vihikusse hakkate te peale igat tundi kirjutama kokkuvõtteid. Ehk siis võtate mingi 10-15 minutit ja kirjutate kõik siia sisse, millest me tunnis rääkisime ja mida sa saad kodus harjutades kasutada. Ja see päriselt on väga hästi töötanud. Et ongi vahepeal isegi päev peale tundi läheb mõni asi meelest ära ja siis mõtled, mis see nüüd oli. Ja siis sa võtad see vihiku ette, loed, tuli meelde. Et see on lihtsalt väga hea soovitus kõigile tegelikult, sest see päriselt aitab. Ja teine, kes mul nüüd sellest semestrist hakkas õpetama, on Tõnu Tubli. Temaga ka ma tunnen, et ta nagu igat tundi alustab niimoodi, et me kuulame mingit uut huvitavat lugu, mille siis kas tema on leidnud või keegi meist soovitab. Ja siis natuke teeme analüüse, jälle räägime ja ta on, ma ei tea kuidas, aga ta lihtsalt oskab inspireerivalt rääkida. Ja kohe, kui ta räägib midagi, siis ma mõtlen, et jaa, see on tõsi. Mina peaks ka uurima mingi, ma ei tea, mis backstory'sid otsima lugude kohta, käima kõik labelid läbi, sest ta reaalselt teeb siukseid nagu ühendusi, nagu on detektiivi filmides, vaata need seinad niimoodi. Siis ta on, ma tunnen, aju on tal selline. Ta lihtsalt teab kõiki ühendusi, siis ma mõtlen, et tahaks ka ja see paneb päriselt tegutsema. Väga lahe. Aga siis, kui otsi kokku tõmmata vaikselt, et mida te siis soovitaksite inimesele, kes nüüd hakkab kandideerima või on ees veel eriala valik, et ma saan aru, et peab siis otsustama, et kas hüüdi muusik või muusika. Jah, no võiks ikkagi selgeks teha, mis valikud on üldse. Sest ma teadsin, ma tahan rütmimuusikasse tulla, aga mul oli ikkagi natukene igat asja meeles, et äkki ma peaks kuskile veel proovima. Sest see oli ainus ülikool, kuhu ma üldse kandideerisin ja ainus eriala. Siis ma mõtlesin, et kui ma praegu siia sisse ei saa, siis mina ei tea, mis ma oma eluga teen. Aga ma olin suht kindel, et ma saan. Nii et jah, selles mõttes oli tore. Aga uurida, kirjutada julgelt, kui on mingid sõpru näiteks TÜFKAs,
siis see on väga hea viis, kuidas teada saada, mis siin toimub. ei pea tegelikult sõpru isegi Jah. minu arust olema, et tudengid on üsna tegelikult. lahked üldiselt. Mõned küll ei kasuta ühtegi sotsiaalmeediat, vahel tundub, aga võib, ma arvan, Suvaliselt kirjutada ka, jah. tudengitele, kui see on nagu täiesti Ja ma usun aktsepteeritav. ka, et enamus tudengid ikkagi, kui on mingi spetsiifiline küsimus, siis vabalt võime vastata. Ja no siin on enamus tudengid tegelikult väga siuksed aktiivsed, ekstravertsed, mis iganes, meile meeldib rääkida. Nii et Jaa. kui on vähegi huvi, siis küsige, kirjutage. Ma arvan, see on kõige Jaa. lihtsam viis lihtsalt, kuidas nagu päriselt asjadest teada saada. Sest jah, sa võid otsida ise internetist, et mida see nüüd tähendab siia õppima tulemine. Aga päriselu on võib-olla natukene nüanssi rohkem kui Jaa, lihtsalt see, mis jaa. internetis on leida. Jaa. Mina lisaks veel selle, et esiteks minna, kui ei ole varem muusikateooriaga tegelenud, just muusikaerialal tulles, siis võtta mingeid kursusi või kirjutada mõnele tudengile ja ta aitab selgeks teha, et nagu need katsed ei ole ülikeerulised selles mõttes, aga ikkagi päris nagu ilma teooriata ei tee ära neid. Et aga samas tüvka nagu ootab kõiki, selles mõttes, et tähendab, et sa pead olema muusikakoolis õppinud, vaid lihtsalt, et kas või ise uurida või võtta mingeid kursusi. Ei pea olema mingi mega kõrgetasemeline teooria selge, lihtsalt ma ise väga soovitan, sest et see on see koht, kus võib nagu takerduda. Ja teine asi on enesekindlus. Lihtsalt, kui keegi küsib, mis helistik on ja sa ei tea, siis sa võid ju midagi ikka pakkuda, äkki läheb õigesti. Jah, nad vaatavad ja minule tundub vähemalt sisseastumistel seda, et kui nagu väga sa ise tahad seda teha. Ja kui on nagu näha, et sa tuled siia natuke nokitsed midagi, aga sul ei ole nagu sära silmis enesekindlust, siis võibki olla siuke, et nad mõtlevad, et no kas sind võtta või mitte. Aga kui sa tuled siia ja ütled, see on see, mida ma päriselt tahan teha ja ma tahan läbi lüüa sellega ja siis on suht hästi juba. Selles mõttes jah, see teoreetiline pool on küll see, et kui sul on mingi baas nagu all, siis sul on lihtsalt endal nii palju lihtsam. Sest ma tean, igal kursusel enam-vähem on keegi, kes on tulnud nagu suht madalalt või nagu ei ole nii väga ette valmistunud siis. Ja lihtsalt on näha, kuidas neil on raskem. Nad saavad hakkama, sest kõik nad on väga entukad õppijad. Ja muidu ma arvan, nad ei oleks siin, kui nad päriselt ei tahaks asja teha. Aga lihtsalt ongi näha seda, et neil on raskem. Ehk siis, kui sa tahad, et sul oleks lihtsam siin, siis tee natukene eeltööd nii-öelda. See aitab palju. Aitäh nende ilusate soovide eest ja aitäh, et tulite. Ja väga tore oli kuulata. Loodan, et teil oli ka tore rääkida. Meil oli tore. Aitäh, et kutsusid. Ja muidugi, aga siis meie siis lõpetame, aitäh, et kuulasite, vaatasite. Ja kui varem ei kohta, siis järgmine kord. Tšau, tšau. Tšau.